Vastlapäev on peagi käes ja täna teeme siis ühte õiget vastlakuklit, nii nagu Rimi pagarid seda teevad. Ja täna jagan seda retsepti ka teiega. Hea pärmitaigna eelduseks on, et kõik koostisosad on ühel samal temperatuuril. Siis me saame kõige parema tulemuse. Jahule siis suhkrusoolulka, kindlasti kardemon. Pärmitaignal on ka nii palju erinevaid viise, kuidas seda teha. Meie segame kõik ühes katlas kokku. Lisame ka pärmi. Teeme ta võib-olla võimalikult tükiliseks. Rasvaine ja lahti klopitud munad. Taigna puhul on ka väga oluline segamise aeg. Kui taigent liiga kaua segada, siis ta temperatuur tõuseb ja kleepalk muudab ta sitkeks. Nüüd me paneme taigna kerkima, kuskil poole tunni pärast, siis tulen taigna juurde tagasi. Taigen on meil juba kerkinud, nüüd on aeg siis teha pallid ja siis pallid eraldi kerkima panna. Selline hea kukli taigna keskmine kaal on selline 50-60 grammi. Siis saab sellise mõnusa kuklielamuse. Igaüks võite teha minikukleid, võite väga suuri, aga siis on selline puhas sai, et seda väga ei soovita. Ja nagu kõik pärmitaigna tooted vajavad veel kergitamist, nii et kõik kerkekappi. Kodudes, kui kerkekappi ei ole, siis on hea panna näiteks ahi kõige väiksema kuumuse peale, ütleme mingi 30-35 kraadi ja siis piserdada tavalise pritsiga vett või siis ahju nii-öelda põhja vett natuke panna, et tekiks seda auru. Ilusa läike saamiseks pintseldame kuklid munaga üle. Ja kuklid ahju. Et igaüks teab oma ahju eripära, aga sellised pidepunktid võib öelda, et pöördõhk, 7 minutit ja 190 kraadi. Kuklid jahtuvad ja hea aeg on valmis teha vahukoor. Et vahukoort, kui arvestadagi kodus 400 grammine pakk ja sellele siis 20 grammi suhkrut, siis ta on selline mõõdukas, sest kindlasti lisame ka head moosi, mis annab magusust. Vahukoor on valmis, hea moos on üles leitud ja kuklid on piisavalt jahtunud, et saame hakata kukleid komplekteerima. Vastlakukli tegu ei olegi nii keeruline. Head katsetamist ja head isu!